räägiks Photoshopi seadistustest. See siin on siis värviseadistused ja avaneb see sellisest kohast nagu edit, siin color settings, mis on napilt väljaspool salvestatud ekraani. Ja siin on võimalik kaks vaadet, tavaline ja more options. Meie tegutseme just selle more option versiooniga. Nüüd CS2 on kõigis aplikatsioonides võimalik panna paika sünkroniseeritult värviseadistused, mis on tõenäoliselt ka mõistlik lahendus ja seda saab teha kasutades Adobe Bridge'i. Aga meie vaatame siin mõningatel põhjustel hetkel asja Photoshopis. Valikutest on tõenäoliselt mõistlik valik Europe Prepress 2, mis annab siis seadistused, mis on võrdlemisi mõistlikud prepressi jaoks. Tõsi, neid on kasulik teada, et osata nendega vastavalt käituda. Kõigepealt on meil värviprofiilid erinevateks värvitööruumideks. RGB oma on arelikult soovitav hoida Adobe RGB peal. Miks? Põhjus selles, et mida siit annaks valida, vaheta vahel valitakse siia selline valik, nagu seda on sRGB. See on siis juhul, kui meie väljundiks on veebipildid. Aga kuna meie räägime prepressist, siis ma näitan korraks kahte profiili võrdluses. Siin see sinine joon on siis Adobe RGB ja punane on sRGB. Ja nagu näha, on Adobe RGB oluliselt laiema katvusega, eriti just rohelises otsas. Mis sellest nüüd sõltub või millal see oluline on siis, kui me hakkame võrdlema värviruume. Kui me võrdleme Adobe RGB-d ja trükivärviruumi, mis on siis ISO-coated ehk see punane, siis on näha, et Adobe RGB on oma katvuselt umbes sama. Adobe RGB-s on võimalik kirjeldada kõiki neid värve, mis on ka trükitavad kriitpaberile. Kui me nüüd võrdleme siis sRGB-d, siis on näha, et sRGB on täpselt nii palju väiksem, et siin tsüaan ja roheline ots lähevad välja ja just nimelt sellised kirkamad toonid, kirkamaid rohelisi, mida on võimalik küll saavutada trükis, ei ole võimalik salvestada sRGB-s. Ja probleem saab sageli alguse sellest, et kui me pildistame, näiteks siin on nüüd see naljakas punane kujund on Canoni EOS 350 profiil või see, kuidas tema vaikimisi ise seda värvi näeb. See on see, millisel kujul tuleb värviinfo välja, kui me salvestame RAW formaadis. Siis see on selline ämblik. Sinine on siin vahepeal siis sRGB. Ja selgelt näha, et väga suur hulk neid samu olulisi toone mäpitakse siis teisenduse käigus kuhugi siia vähem kirgaste hulka, kui sa võtad pildid kaamerast välja sRGB-s. Ja kui me võrdleme Adobe RGB-d, siis on näha, et Adobe RGB on oluliselt lähemalt sellele, mida kaamera näeb. Ehk tõepoolest meil on võimalik salvestada faili või failis üle anda kõik need väärtused, mida meie kaameraga nägi. Ja täpselt samuti on siis, kui me vaatame trüki poolt, Adobe RGB katab suurema ala, ehk tõepoolest kõiki neid värve, mida Adobe RGB teeb, ei ole võimalik trükkida, aga siiski ei ole selliseid värve, mida Adobe RGB-s ei oleks võimalik trükkida praktiliselt. sRGB puhul on erinevus siis selline, nii et kindlasti on mõttekas valida Adobe RGB. Järgmine on nüüd trükiste värvilahutuseks ja samuti tsmükpiltide kuvamiseks kasutatav profiil. Ja tsmükis kasutame me reeglina kas mõnda siis
trükikoja spetsiifilist, värvispetsiifilist varianti, mis ausalt öeldes on selline vanem lahendus, võib-olla võib kasuks tulla siis mingite eripaberite puhul, aga üldiselt on mõttekas pruukida standardprofiile, milleks on siis ISO-coated või Photoshopiga kaasa tulev ISO-coated Fogra 27. Nüüd, mida need profiilid tähendavad? Nimede poolest, miks ISO, mis tundub olema mingisugune väga karm lühend. ISO on standardine organisatsioon ja on olemas trüki standard, milleks on ISO 12647-2, kui me räägime Pogna offsetist. Ja seal on paika pandud trükivärvid, soovitatav punktikasv ja veel 1,2. Nüüd Fogra trüki teadlased on teinud koostöös erinevate teiste Euroopa trükiorganisatsioonidega sellise testi, mis on siis väga korralikult trükkimasina pealt trükitud, testitud ja saadud tulemuste järgi on siis tehtud värviprofiilid, loomulikult on seal võetud keskmisi ja tehtud kõike muud hoolikalt. Need leiab kõik sellisest veebist, nagu seda on etsi.org, European Color Initiative, ja siin downloadide all on võimalik siis leida aasta 2004 ICC profiilid, Etsi offset 2004, konton blanketitrüki või sellise ise kopeeruvate blanketide trüki jaoks. Ehk see Etsi offset alla laadida, et siis saab selle panna kataloogi, millest ma selle video lõpus ka räägin. Nii, nüüd millisel puhul aga millist profiili valida ja mida võiks siia veel lisaks otsida, siis siin on millal kasutada ISO-coatedit, millal kasutada seda ISO-coated Fogra 27, siis teeks ma sellise näite. Ma võtsin ühe faili, mis on üks ilus priimus. Siin tuli ka hoiatus selle kohta, et see pilt on koos Nikoni sRGB profiiliga. Nikoni profiil erineb võib-olla veidike tavalisest sRGB-st. Igal juhul see tundub olema see profiil täpselt, millega see kaamera on seda teinud. Ütleme jah, loomulikult kasutada sellist profiili. Ja kui me nüüd vaatame seda pilti, siis valisin ma selle järgi, et oleks selline neutraalne pilt. Ja mida ma sellega tegin, oli see, et ma tegin temaga hulga lahutusi erinevatesse profiilidesse. Nii selles Fogra 27 ISO-coatedisse kui ka mõningatesse käsitsi seadistatud profiilidesse. Ja tulemuseks on selline fail, nagu seda on see. Jah, vaatame selle profiiliga. Ja siin on nüüd näha siis erinevate lahutuste toime. Me kohe hakkame neid natukese ka muutma, siis on see veel paremini näha. See, et on ülemised ja alumised on veidikene erinevuse tooniga, sellele poleks mitte tähelepanu pöörata. See on vähe oluline. Aga mis siin siis on see, et siin on ISO-coated, siin on ISO-coated Fogra, siin on erinevad Photoshopi enda lahutused, UCR, GCR Medium, GCR Heavy, GCR Max ja veel 2 käsitsi eriti tugevaks keeratud GCR-i. Kui me vaatame neid kanalite kaupa, see on cyan, magenta, yellow, black
siis on näha, et erinevad profiilid annavad meile muuhulgas erineva musta tugevuse. Siin käsitsi ma olen keeranud eriti tugevaks seda musta loomist. Aga on näha, et Adobe ISO-coated Fogra 27 on oma tugevuselt selline vahest GCR mediumi või GCR-ist isegi vähem sinna UCR-i poole tüüpi lahutus, mis teeb vähem musta ja samas kui ISO-coated on, võiks öelda selline GCR mediumist vedikene enam musta tegev lahutus, nii et nende vahel maksab valida ennekõike lähtuvalt sellest, et kuidas nad käituvad erinevates sellistes lahutusolukordades. Kindlalt ühes soovituste kasuta seda või teist ei ole, aga tõenäoliselt sellise kriitpaberi peal ja Pogna offsetis võib olla see Fogra 27 parem, samas jällegi mõnes teises olukorras, kus vajaks rohkem sellist halli säilitamist, tõstes seda musta sisse võiks olla ISO-coated parem. Aga kaheldamatult on neil kindlasti see alusinformatsioon, millest on tehtud, on mõlemaltel sama. Nüüd Ctrl-Shift-K, mis oli siis see seadistused, tuleme siia tagasi. Nüüd üks asi, mis puudutab veel lahutuse juurde, on siin all olev intent ehk milleks seda pilti lahutada, kuidas seda pilti lahutada. Ja tuleb välja, et sellel on oluline erinevus. Kui me võtame nüüd uuesti näidiseks tagasi selle sama pildi, siis paneme neid siit korraks kinni. Nii, ma ei saa kinni panna. Niimoodi saan. Ja lahutuse erinevuste näitamiseks ma võtan siit selle lahutamise tööriista, mis on edit menüüst convert to profile'ist, et siis ma saan seda paremini siin demonstreerida teile. Ja ütleme, et me teeme selleks tavaliseks ISO-coated'iks, mille puhul see erinevus tuleb välja. Adobe ISO-coated Fogra 27 puhul seda näha ei ole, aga mitmete muude profiilide puhul kipub olema. Ja siin on siis kaks olulist renderduspõhimõtet, teisenduspõhimõtet, relative kolorimeetrik ehk suhteline kolorimeetriline ja perceptual ehk nägemise järgi. Ja nüüd, kui siin neid vahetada, siis ongi näha juba, et on teatav erinevus. Milles on põhjus, on see, et selles värviprofiilis, ISO-coated'is, on sees tegelikult mitu värvitabelit. Ühte kasutatakse juhul, kui me valime relative, ühte juhul kasutatakse perceptual, peaksid olema eraldi tabelit ka absolute ja saturation'i jaoks, aga olulised on need kaks. Ja nüüd nende tabelite puhul, relative kolorimeetrik on see, kus üritatakse teha võimalikult üks-ühest teisendust värviruumide vahel, ehk siis see nii-öelda see suurem ülekattega ämblik üritatakse mahutada siia selle väiksema ämbliku sisse, seda siis kokku surudes, väiksemaks zoomides ja niimoodi, et siis kõikide värvide omavahelised suhted jäävad täpselt samaks. Paraku see ei pruugi aga alati anda kõige paremat tulemust ja selleks on olemas teine lahendus, mis on perceptual ehk siis vähendatakse kah samuti see suurem ala väiksema sisse kui vaja ja
selle käigus üritatakse jälgida seda, et värvid omavahelised suhted vastaksid rohkem sellele, mida silm ootab. Ja tundub siis, et sõltuvalt kasutatavast matemaatikast vahetevahel kipub see muutma piltide heledust ja nähtavasti ka mõnevõrra värve, mida siin koha peal muidugi pole näha. Nüüd, kumma kasutada? Ma üldiselt olen tähele pannud, et kui meil on kvaliteetne kriitpaber, siis annab Relative Colorimetric päris hea tulemuse ja nagu näha oli see ka Adobe vaikimisi valik kasutamiseks. Samas Perceptual teeb midagi paremini, eriti juhtudel, kui on tegemist kehvemate paberitega. Selles mõttes ajalehed, võib-olla ka katmata paber ja nii edasi. Nii et seda erinevust on igal juhul mõttekas vaadata ja jälgida, kuidas antud temaatika või motiiviga pildid paremini lahutuvad. Siin on 2 valikut veel, mida ma räägin parem juba selle dialoogi juures ära. Nimelt Use Black Point Compensation, mis jällegi mõnikord võib ka nähtavat erinevust avaldada. See siis on seotud sellega, kuidas käituda kogu pildi dünaamilise alaga, valgest mustani. Kui see on peal, siis esimese värviruumi valge pannakse vastama teise valgega ja must teise värviruumi mustaga. Kui see on maas, siis üritatakse järgi teha. Soovitav üldiselt peal hoida, sest et teatavatel puhkudel võib olla olukord, kus esimese värviruumi must on vähem must kui teises värviruumis. Siis ja teether tähendab värviteistenduste puhul sellist nagu täpitamist. Tehakse kerge stohastiline raster juhul, kui värvide selline muidu moodi üleminek läheks liiga järsuks, peaks aitma vältida treppimist. Nüüd veel paar värviseadistuse punkti. Nagu näha, siis Relative Colorimetric või Perceptual käib siit alt. Siin on siis värvihalduse poliitikad, mis räägivad sellest, mida teha, kui on erinevus tuleb, erinevad profiilid on teil kasutusel ja failis. Üldiselt on veel mõni aeg tagasi soovitasin panna need offi ehk mitte sellega tegeleda. Kuna nüüd hakkab inimeste teadlikkus olema suurem, siis ma soovitan need hoida peal Preserve Embedded Profiles ehk siis kasutada neid profiile, mis on failis ja alati siis hoiatada, kui on mingisugune erinevus, siis sa tead, et on tulnud mingisugune fail, mis ei vasta vajadikele või sinu tööruumile, siis sa tead, et ahah, et seal on võib-olla siis Nikoni mingi sRGB kasutusel või mis iganes muu profiil. Selle juures on nüüd aga alati kasulik, kui te mängite profiilidega, pidada meeles, et me saame igale pildile panna profiile 2 kohast paika. Kõigepealt on siis see siit, mis on värviseadistustest üldine profiil. Ja siis on eraldi, järjekordselt jääb siin ekraanist välja pool, aga edit menüüs on selline asi olemas nagu assign profile. Ja siin on võimalik siis igale pildile anda eraldi. Juhul, kui mul on selle pildile antud mingisugune konkreetne profiil külge, siis mõistagi see, mida ma seal värviseadistustes teen, seda pilti hetkel ei mõjuta. Kui ma tahan, et selle pilti mõjutaksid need dokumendiseadistus või Photoshop üldised seadistused, siis tuleb panna siia Don't Color Manage this document. Siis on võimalik arvestada sellega, et läheks kirja see, mis sealt tuleb. Või siis see emmal kummal juhul on faili salvestades, mis iganes formaati salvestades, võimalik märkida ära, kas failiga läheb kaasa ICC profiil või mitte. Nüüd, kui me
lähtume sellest, et me võiksime seda informatsiooni juba kasutama hakata, siis kindlasti tuleks kaasa panna, siis iga failiga käib kaasas see, et kas te olete lahutanud selle ühe või teise profiili jaoks. Näiteks siin just tegeledes nende samade erinevate lahutuste näidetega oli väga hea. Pärast InDesigni panemist tekkis mul kahtlustus, kas üks pilt on ikka lahutatud nii, nagu tema nimi on. Ma võtsin selle Photoshopis lahti ja mulle kohe hoiatati, et näed, see on sellise teistsuguse profiiliga lahutatud. Oligi probleem. Aga sellega me võiksime vist Photoshopi enda seadistuste poole lõpetada. Üks pisikene infokild veel. Nimelt need värviprofiilid, millest me ennist rääkisime, asuvad sellises keerulise nimega folderis. Kui teil on kunagi vaja seda kohta leida, näiteks selleks, et kopeerida siia mõni uus profiil, mille te olete paberivalmistaja veebisaidist või trükikoja veebisaidist leidnud, siis leidke üles käsitsi. Mõnevõrra lihtsam on proovida teha niimoodi, et võtta lahti find, otsida Windowsis kette pealt findiga .icc faile ja siis lihtsalt otsides nüüd C-ketta pealt tern.icc faile, siis me peaksime need üles leidma. Üks tööriist on aga veel, kui me otsime sellist asja Google'ist nagu Color Control Panel, siis me leiame Microsoftilt Color Control Panel Appleti, mille saab alla laadida, eeldusel, et teie Windows on legaalne. Ja seejärel tekib Control paneelide alla selline asi nagu Color. Ja nii, käivitamine võttis veidikene aega. Ja siin on küll suur hulk asju, mida on võimalik lihtsalt vaadata, mis on omistatud, mis pole oluline, aga saab siin vaadata profiile, mis on tore, on see, et kui nüüd te ise vaatate, siis te peaksite nende profiilide puhul nägema siit ka selle profiili kujutust värviruumis, kahjuks ta hetkel seda meile ei näita, ja saab installida juurde uusi profiile. Kui sul on olemas arvutis kusagil ICC profiilid, sa oled nad alla laadinud, siis on võimalik neid siit vastavalt lisada. Ja juhul, kui mul on monitoril olemas mingisugune profiil, see monitor on näiteks kalibreeritud, hetkel mul kahjuks seda siin ei ole, aga muidu ma võiksin valida selle monitori kalibratsiooni profiili ja siis ta seoks selle profiiliga. Vot, ja see on tõesti nüüd sellest teemast kõik.